räägin tserebraalparalüüsist ehk aju halvastus. On üks levinumaid lapsepõlve esinevaid liikumispuude vorme. See mõjutab inimese liikumist, lihaste tootsust ja koordinatsiooni, kuid iga inimene kogeb seda erinevalt. Mis on siis? Tserebraalparalüüs tekib aju varajases arengus, häire või kahjustuse tõttu, enne sündi, sünni ajal või vahetult pärast sündi. See ei ole nakkav ega aja süvenev haigus. Mõned inimesed vajavad liikumises abivahendi, teised mitte. Tserebraalparalüüs võib mõjutada ka kõnet või peeglimotorikat, kuid see ei määra inimese võimeid ega unistusi. Toetus ja abi, füsioteraapia, tegevusteraapia ja logopeediline abi aitavad parandada elukvaliteeti ja toetada iseseisvust inimestel, kellel on tserebraalparalüüs. Siis tserebraalparalüüsi kohta liigub palju väärarusaamu. Näiteks arvatakse, et kõik tserebraalparalüüsiga inimesed kasutavad ratastooli või et see mõjutab alati intelligentsust. Tegelikult on iga inimene erinev ning paljudel ei ole õppimisega seotud raskusi. Siis tserebraalparalüüs on osa inimese elust, kuid see ei defineeri kogu inimest. Mõistmine ja toetav ühiskond aitab kõigil osaleda ja areneda.